siin on kaks poolt, et üks asi ma näen, et kui inimene seda äri väga hästi tunneb, siis ühest küljest see võib olla positiivne, et ta teab, kuidas seda äri teha. Teisest küljest jälle meie näide, et me taksoärist väga palju ei teadnud. Me tulime siia ärisse, hakkasime katsetama ja oleme 3 aasta jooksul 3 erinevat strateegiat proovinud, et oleme vaadanud, mis töötab, mis mitte. Et selles osas jälle liiga suur valdkonna teadmine võib ka teinekord tulla kahjuks, et sa oled nagu vanades mõtetes või krampides kinni ja ei julge uusi asju proovida. Et selles osas, kui sa lähed mõnda uude valdkonda täiesti valge lehena, et siis sa võid tegelikult hoopis uusi asju näha ja uusi võimalusi. Nii et selles mõttes tasub julgelt proovida, vaadata, mis töötab ja siis sellele gaasi rohkem juurde panna ja mis ei tööta, siis see asi ära lõpetada ja nii, et katsetamist on ettevõtluses alati palju. Ma soovitakski seda, et kui te ise näete, et on mingi probleem, siis sellele lahendust leida ja vaadata siis, et kui see probleem on piisavalt suur, siis ilmselt leidub ka inimesi, kes selle eest maksavad ja kui neid on piisavalt palju, et siis seda edasi arendada. Et kindlasti on keeruline teha sellist äri, mille eest keegi maksta ei suuda ja siis on ka väga keeruline raha teenida, et siis sellised ärid kipuvad ka aeglaselt kasvama ja mina näen, et nendega on probleem, et selles mõttes, kui leida üles see nišš, mis tõesti, mis see vajadus on turul või kliendil, et siis seda arendada ja selle eest raha küsida. Ma arvan, et ühest küljest paljude inimestega rääkida, teisest küljest guugeldada, et vaadata, mis maailmas toimub, et kindlasti Ameerikas või ka Aasias on väga palju huvitavaid ärimudeleid, mida võib-olla siin piirkonnas keegi ei tee, mida tasuks ka proovida, et selles osas loomulikult Eesti väiksus seab teatud määral piirangud, aga kindlasti on huvitavaid ideid, mida tasub täitsa Eestis proovida, nii ja samamoodi alati inimestega rääkimine toob uusi ideid, nii et selles mõttes mina ise üritan vähemalt iga nädal 3 või 5 inimesega lõunal käia selleks, et lihtsalt kuulda, mis teised inimesed teevad ja nende käest õppida, et selles mõttes kunagi ei tea, mis valdkonna kohtumiselt võib saada mingi idee või killu, mida oma äris nagu kasutada, nii et selles mõttes inimesed söövad lõunat, minu soovitus on alati käige kellegagi koos lõunal ja saate alati väärtuslikke kontakte ja ideid.